raamatukogul vedas, et see niisugustel segastel aegadel tekkis. Sest ma ütlen, et kui praegu oleks see algaeg, kus on siin see vana puumajadega kvartal ja see Toomkuninga tänav ja siis teil seda raamatukogu ei oleks. Siis oleks tehtud kõigepealt üks detailplaneering, see kõlbaks mitte kuhugi. Ükski detailplaneering kaasajal ei lubaks nii palju maju lammutada, seda vana tänavat likvideerida. Nii et kui praegu oleks niisugune situatsioon, siis võiks ennustada, et see detailplaneering kestaks umbes 5 või rohkem aastat. Ja mis selle detailplaneeringu produkt on, seda ei oska üldse ette aimata. Mingi väike kõnn võib-olla oleks siia ära mahtunud siis või midagi tehtud. Aga tänu sellele, et tookord olid niisugused segased ajad ja seda detailplaneeringu nõuet ka ei olnud, siis lihtsalt läks projekteerimiseks lahti. Majad võeti maha, rahvas viidi Lasnamäele ja oligi kogu moos. Mul on põrgu kahju, et ooperiteatrit ei hakatud tegema, võib-olla oleks selle augu ka saanud lahti. Aga selle nad likvideerisid ära. See uus aeg käis nii palju peale, et tulid kõik need kuidas öelda, et tuleb küsida inimestelt. Nagu teada inimesed ei luba midagi ehitada. Ei tulnud kunstiakadeemiat kesklinna, sest inimestele ei meeldi. Ja ma arvan seda, et inimestele poleks ka see raamatukogu meeldinud siia, sellepärast see oleks mõne akna vaate ära varianud või ja nii edasi. Üldiselt on niisugune lugu, et demokraatia ja arhitektuur eriti koos ei kõnni. Minu arvates.